Ma loeksin Katkendi raamatust Hõbevalge Lennart Merilt, kuidas meie esisad jõudsid mere äärde. See kõik algas 450 põlve varem hoopis teisiti. Ta hoiab käes lühikese varrega oda, see on hoolega lihvitud, ta näojooned on kummalised, nukilised, ta on karvane, ta on pisut hirmul. Metsahääled ei jäänud vähemaks, kui nad vajuvad kuhugi selja taha, jätavad ta silmitsi vaikusega, mis luurab eespool. Ta vähendab sammu, kuulatab. Kõik tema meeled on valmistunud muutuseks, ootamatu ja ikka veel tundmatu ohu kiireks tõrjumiseks. Ta tuleb sellega toime või tule. Aeg-ajalt uulib ta latvade vahelt paistvat taevast. Ta imestab, mis kummaline taevas. Hoopis erinev sellest, mis selja taha jääb. Ta on ju tühi. Tühjust hakkab tasahilju täitma kauge müha. Ta ei ole seda varem kuulnud. Linnukisa. Nii heledat ei ole ta ka seda varem kuulnud. Tõuseb tuul, mehe võbisevad ninasõõrmed tabavad erutavat lõhna. Ta ei ole seda varem tundnud. Mis sunnib teda edasi, kui kõik kisub tagasi? Keelena pingul lükkab ta kõrvale viimase sarapuu oksa. Ta ootas midagi, aga seda. Tema ees häilib mere ääretu süli, ühtaegu vaenulik ja lahe, tõrjuv ja kutsuv, metsast salapärasem, tähis taevast kodusem, ühe maailma lõpp ja veel suurema algus. Võib-olla jäi sulle märkamata, et su käsi õhus peatus. Sammuks tõstetud jalg vaikselt samblasse tagasi vajus. Sel hetkel toimus sinus mingi muutus, mis püsib tänaseni. Ma kadestan loodusjõude, koski, vulkaane, tuult, selle mõju pärast, mis neil on inimestele, ütles keegi kunstnik, ja kõigist loodusjõududest on meri kõige võimsam, aga ka inimlähedasem. 5000 aasta eest jõudsime tema äärde. Lükkasime kõrvale metsa rohelise eesriide ja tardusime paigale. Siin me nüüd oleme ja kõik me kanname endas meremärke. Ilusat eesti kirjanduse päeva!